Kui sind tuvastatakse koodiga kiibiga laubal, siis on see sama nagu sa oleks oma pangakaardi masinasse pannud selleks, et sinuga saaks tehingut teha, või see on sama nagu viibekaart. Paned näokaamera ette ja võid teha mingi tehingu. Poes praegu selliseid masinaid pole, et tehing toimub inimese tuvastamisega laubalt. Samas aga toimub inimese tuvastamine näopildist juba mõnedes lennujaamades maailmas ja samuti on näolugemise pangaautomaadid üleval Venes. Et märk tuleb ka otsa ette. Seda ütleb Piibel, ta ei tule ainult käe peale. Saabuv ülemaailmne antikristuse valitsus on otse saatanast ning antikristuse tulekut valmistatakse ette. Sealjuures on Venes hoiatus, et pastorid ja preestrid juhivad usklikud otse hukatusse, sest nad ei hoiata metsalise märgi eest. Kuna see metsalise ostmise ja müümise süsteem on tehnoloogiline, sest ostmist ja müümist ei saa mingi vahendiga kontrollida ilma tehnoloogiata, siis on selge see, et tehnoloogiat tuleb enne katsetada ja ellu viia. On ju nii, sest ükski tehnoloogia ei sünni üleöö. Aga mis me imestame? On ju Piiblis hoiatus, et meil tuleb valik teha Jeesuse Kristuse usu või ostmise ja müümise vahel. Mis me siis sel juhul imestame? Piibel ju ütleb seda, et see valik tuleb teha nende kahe asja vahel, kas Kristus või igapäevane leib, ja muidugi neil, kellel on maakodud, saavad ka ise midagi ära teha enda varustamiseks, võtta näiteks ja pidada loomi ja aialappi. On arvatavasti tulemas veel uusi isikutunnistusi, klassikaart, millele kantakse selline tekst, et see on ülemaailmne isikutunnistus. See on veel tulemata. Praeguse isikutunnistuse peal on, et see on Eesti Vabariigi isikutunnistus ja nagu ma aru saan, uuele isikutunnistusele seda ei märgita, vaid see isikutunnistus on ülemaailmne ja ka kaardil peaks see olema märgitud. Samuti polevat sel ajal enam oluline inimese nimi ja seda passile enam ei märgita, nagu on ette kuulutatud. Sellele isikutunnistusele märgitakse vaid sinu number, sinu isikukood, ilma inimese nimeta. Seega oledki edaspidi vaid number. Nüüd saate aga aru, et selleks, et viia kokku inimene ja number, tuleb see number, see metsalise antud number kanda sinu ihule ning nimelt otsa ette või käele ja pea on ju igaühel olemas, ka neil, kellel pole käsi ja jalgu. Kogu asja lõppeesmärk on panna kiib ja märk 666 kogu inimkonnale. Reegel on see, tuleb kaitsta oma kätt ja otsesest igasugu märkide eest. Märk 666 on metsaliselt ja antikristuselt. Metsaline kuulutab end jumalaks ning teotab jumalat. Kes talle kuulub, kellel on metsalise märk käe peal või otsa ees, ei saa seda andeks Jumala käest. Inimese isikukood kantakse tema nahale, et teda identifitseerida ja inimest hakatakse tuvastama nagu kaubapoes. Triipkoodi või märgi 666 järgi otsa ees või käel ja selleks pole tegelikult kiibi üldse vaja. Piisab märgi kandmisest nahale ja see märk salvestub meie DNA-s ja selle DNA-le salvestunud märgiga pidi olema ka väga lihtne inimest kontrollida ja juhtida just DNA tasemel. Antikristus on konkreetne inimene, ta pole vaim. Muidugi pole see ta päris nimi, aga ta on isik. Piibel räägib paljudest antikristustest, aga mina räägin sellest ühest, kes tuleb ja esitleb end jumalana. Hukatuse poeg on antikristus Piiblis ja tal on muid nimesid ka. Metsaline näiteks.
Antikristus on väidetavalt sündinud saatana ja naise ühendusest, mitte mehe ja naise ühendusest. Ta esitleb end tagasi tulnud Kristusena, kuid on antikristus, ta tuleb enne Jeesust. Tema tulemiseks on loodud projekt Blue Peam. See on projekt, mis on loodud, et eksitada rahvas Kristuse tulemisega, aga tegelikult tuleb vale Messias. Ta jäljendab kõiges Kristust. Meile on öeldud, et ära võta metsalise märki, kuid mis see on? Selle küsimuse lahendamine on meie töö. Sama on muude vaimsete asjadega. Kes otsib, see leiab ka vastused. Ülejäänud nimetavad kõike fantaasiaks, sest Piibel ju ei ütle neile, mis see märk 666 on. Kui sa teed andestamatut pattu, siis sa ei ole enam eluraamatus. See on selge nagu 2 + 2 võrdub 4. Piibli järgi on andestamatu patt püha vaimu vastu. Teisena on andestamatu patt vastu võtta metsalise märk, aga mitte sellepärast, et Jumal ei saaks mõnda asja andeks anda, vaid et inimene ise loovutab end saatanale, annab end ihu ja hingega saatana teenistusse. 666 märgi mõju on nii vaimulik kui tehnoloogiline. 666 märki ei saa tagasi võtta. See on pöördumatu samm, pöördumatu protsess. Kas me peaks kahtlema Jumala sõnas, kus on öeldud, et metsalise märgi võtnud põlevad tulejärves? Ilmutuse 14. peatükk 9-12 ja veel 3. ingel järgnes neile ning ütles suure häälega. Kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsaisisele või oma käe peale, siis see saab ka juua Jumala kande vihaviinast, mis segamata on valatud tema vihakarikasse ja teda peab vaevatama tules ja väävlis pühade inglite ees ja talle ees. Ja nende valusuits tõuseb üles ajastuteni. Ja ei ole rahupäevad ega ööd neil, kes kummardavad metsalist ja tema kuju ega neil, kes vastu võtavad tema nimemärgi. Siin on pühade kannatlikkus, siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Hädajumala teenistusel on alati ka väline vorm ja välised atribuudid, aga metsalise märgi puhul on asi tehnikates, mis muudavad meid robotiks ja roboteid taevas ei ole. Taevasse saavad ainult inimesed, kellel on vaim ja hing. Robot aga on juhitav ja teeb, mida tal kästakse. Jumala juurde saab aga ainult see, kelle mõtedki on puhtad. Seal ei tohi samuti pattu olla, ei teesklust, kurja, paha soovimist, andestamatust, sest kui need seal on, see inimene ei kõlba Jumala riigi jaoks, ei loe väline ainult. Venemaal arutavad seda teemat metsalise märgis teadlased, usklikud juhid ja usklikud, isegi paganad arutlevad, aga meil peaaegu mitte keegi. See on väga suur ohumärk. Ega siis Jumal meile midagi pähe ei vala niisama. Jumal lihtsalt vaatab inimeste peale, et kas on kedagi, kes teda otsiks ja kui ei ole, ta laseb minna neil oma rada, maailma rada. Ainult targad neitsid, kes on ärkvel ja ootavad peigmeest, saavad osa tema pulmast. Kui aga isegi vaimulik ei saa aru, kui lühike on elu ja et kõik jääb siia maha, mis kasu on tal sellest, kui ta ka kogu maailma kasuks saaks, aga oma hingele kahju teeks ja oma koguduse hingele kahju teeks. Kes ei karda Jumalat, on kõige rumalam inimene üldse. See tulevik on juba siin, kõik on juba olemas, on tark tolm, nanotehnoloogiad, on 5G, on DNA ja geenitehnoloogiad, pealegi toimub veel lisaks maagia.
Kõik on valmis, kõik on juba olemas ja märgi toimimiseks on kõik olemas. Isegi selle laubale kandmise plaan oli pankadel juba 30 aastat tagasi. Kõik on olemas. Me ei saa kinni jääda mingite aastate taguse info juurde, vaid peame samuti koos tehnikaga edasi arenema. Kui vaadata usklike hirmutunde puudumist ja selle puudumist, et pole hirm eksida Jumala vastu, et pole hirmu kogemata pattu teha, siis on ju selge, et märk ongi ainus võimalik tulemus sellisel inimesel, kellel puudub Jumala kartus. Miks peaks Jumal siis tahtma seda inimest päästa, kui inimesel endal on ükskõik? Ka Jumalal on siis ükskõik. Jumal ei päästa kedagi vägisi, sest selline nagu inimene on ja tahab olla. Sellise koha taga pärib kord. Millised on teod, sellised on ka tagajärjed. Millised on teod, selline on ka tasu.